Tere! Olen siin Marvel. Mõned siin teavad neid, mõned ei tea. Tegemist tagasihoidliku ehitusinseneriga palju ettevõtteid, ise on tööandja ehk siis üksik üritaja. Ja ikkagi raske öelda, et ma olen olnud õppejõud 2008. aastast maaülikoolist vahepeal käisin ülejääs seal kolledžis andsin ja kui koroonaaeg peale siis sai isu otsa ja nüüd ma siis olen siuke nähtamatu taustajõud, et teen siis teatud inseneriküroodega koostööd ja niimoodi. Ja siis, kuna ma seal maal olen, mul on hästi igav, siis ma tegelen tootearendusega. Käisin Põlva liimpuidus, et ma tuttav Mihkel läks sinna ja kodumajast ära ja ka Võrumaale ja siis ma... Mikke. Kus on Mikkes? Kord. Et läks kodumajja, siis mõtlesin, et paneks nagu proovile neid tootjaid, et meil on olemas raudbetoon konstruktsioonides lõugtala, et miks me siis puidus ei ole, et nagu kättevõtmise asi rohkem. Ja esmapilgul tundus, et ega seal midagi arvutada ka ei ole, et võtad selle eurokood B ette ja võtad selle lisa B ja vaatad neid toredaid valemeid seal ja justkui teed on. Ja siis, kui hakkad süvenema, siis tuleb teemasi küll ja küll. Et mul on minimalistlik koduleht ka, et ma ei näe vajadust, et ma peaks reklaami, mida ma teen, aga sealt saab kontakte vähem. Ja idee kirjeldas on väga lihtne. Meil on siis kujult täpselt siuke lõugtala, vahet ei ole, on ta ühe poolega, kahe poolega, praegu teeme ikka kõige, ütleme, kui teed mingit tootearendust asja, siis tasub olla hästi lihtne. Sümmeetrina kõik on lihtsalt kontrollitav. Kui seal asjad toimivad, siis keera asi kreisiks. Ja siin kohe puidumehed hakkavad, ma ise olen ka muidugi puidumees. Ma mõtlesin, et ma räägin endast nagu pikemalt, aga vaatan, kuidas see asi töötab nüüd. Aga ütleme, ma kirjeldan siis niimoodi, et te näete, et siin on 45 kraadis all VGS kruvides, siis on mingid HPS kruvid. Ja siis puidumehed ütles, et kuule, aga miks sa neid HPS-i sinna topid, et nagu pole vaja. Ma olen nõus, muidugi ei ole vaja, aga ma panen ikka kiusu pärast. Tegelikult ei pane kiusu pärast. Kui me hakkame mõtlema, kuidas siukest asja nagu kokku monteerida, siis me peame need detailid üksteise vastu ligi tõmbama. Elementaar. HPS on seal väga hästi ja siis tegelikult ta võtab seal mingid koormused ka vastu, aga peamine löök läheb siis ikkagi nendele VGS kruvidele. Ja see on siis siuke, piltlikult öeldes algus. Ja miks ta sinna sissepoole on pandud, see on sellepärast, et ma juba arvestan ka siin R60 minutit tule olukorraga. Et juba kõik saaks nii nagu vaja. Et pärast ei oleks siis üllatust. Ja seda sõlme võib-olla praegu ei saa nii hästi aru, aga siin on siis meil vasakul pool siis liimpuit post on ja siis seesama lõugtala on siis kuidagi siin kinnitatud. Õnneks rotoplaasil on päris ägeda peitkonsool, et täpselt terasega kopipasta, et midagi on sul posti küljes ja midagi on sul tala küljes. Ja ma räägin ette ära, et algul mõtlesin, et ma saan niimoodi, et see keskosa seal tummine, et see on seal kahe suure kinnitiga hakkama ja siis kui hakkad arvutama, siis mingi, et vaatad äkki ise rumal, aga siis saad aru, et ikka ei ole rumal, et asi on palju huvitavam. Ja mul ongi nüüd niimoodi, et mul on 2 tükki on keskosa jaoks ja kummalegi siis lõuale on ka veel kinnitus. Ehk siis see erisus siis betooniga on natuke see, et puidu puhul me peame siis need kõik elemendid ikkagi ära toestama. Kurja juureks on nihke tugevus, nihke kandevõime.
Ehk siis, kui me viime sinna keskmisele elemendil tohutult kuulmust, tekivad seal nihkepinged nii suured, et ta lihtsalt läheb katki ja toda ei ole võimalik isegi ära armeerida. Noh, kõike. Tollega ütleme, et kes kokku ei puutu, siis on pusimist oma jagu. Ja siin on väike BricsCAD-iga siis 3D ka, et kuidas see siis enam-vähem välja näeb. Ja et see süsteem siis nagu ideaalselt tööle hakkaks, on ikkagi siin see mõte, et siin ikkagi tuleb komposiitvalu peale. Et kas siis on ta siis betoon, kiudbetoon tavaarmeeringuga või siis on kipsvalu. Et see on jällegi puiduinsenerid teavad väga hästi, et miks seda vaja on, heliga probleemid ja igast muud sellised teemad. Ja see mass tegelikult on ka kuramus oluline, et kerge hooned teinekord ei ole head asjad üldse, et see mass on siuke kasulik asi. Ja nüüd ma panen, see on nagu kõige tähtsam slaidi hetk, ütleme nii. Ega austada, mina ka kaina peaga siit kohe niimoodi esimese aru ei saaks ja poolikuga ei saaks niigi palju. No oli naljaks, aga ühesõnaga, siin on nüüd palju mõõte, mis lõpuks lähevad mul arvutusskeemis siis ekstsentrilisusest ja ütleme, kogu muusika siis hakkab sealt nagu pihta. Ja mis siin on siis nõks, on ju, et insenerid mõtles, et mis seal on, et parda pikkus teada, paneme ära, on ju, ega me väga ei süübi, on, et hea, kui me nende ristlõike tsentrite suhtes midagi vaatame, on juba kõva sõna, on ju, tihti lugu seega unustame ära, aga naaglite puhul unustatakse ära see, et ega keegi ei viitsi vaadata, et aga mis purunemisviis või tööseisund oli, et mis on see nagu reaalne muljumispind naagli ja puidu vahel. See on hästi oluline, kui sa tahad teha nagu tõsist lemmteemat, siis lõplike elementi teemat. Ehk siis siin on need kõik ära määratud, vastavalt sellele on ka need ekstsentrisi nagu siis timmitud. Et see on siis nagu algus kogu sellest värgist ja tegelikult ma räägin ka lõppu ära ja siis pärast natuke keerutan teile siis mudelit. Et kuidagi vaja see maha müüa, see mõte. Et üks, mida siin ma slaidil ei panda, mis ma välja toon, et meil on praegu umbes suur nuhtlus on see, et raudbetooniga tegelevad ehitusettevõtted ehitavad puitmaju. See on nii suur nuhtlus, et sellest võiks terve Kristo Kalbe võiks sellest rääkida, nii et halb hakkab, et mitte midagi süüdistada, aga lihtsalt, et vaadaku need firmad, kuidas siis üle Läänemere tehakse näiteks Rootsis ja võtku õppust, et ehku siin ka. Mitte nii, et me arvame, et meil on see kõik tore, teeme aasta ringi katmata olukorras, ujutame seda puitu nii ja naa läbi ja siis pärast loodame, et kõik nagu toimib. Ehk siis tegelikult siukese süsteemiga me saame ühe suure eelise kiiruse. Muidugi te võite öelda, et see tavaliselt ala ka ju saab kiiresti paika ja paneme samamoodi need paneelid sinna ja kõik tore. Loomulikult järelikult vaja argumente juurde, siis selleks ma siin väikse Exceliga tegin, et seal sinisega on siis see liimpuidust lõugtala ja all on siis erinevad variatsioonid siis võimalikutest ristlõigetest tava siis monoliitse ristlõikega, et mõni võib hakata see kohe vastu vaidlema, et kurat, et nii laiu ei tehta, aga lugege alt, tehakse liimpuidu tootjad, argpuudis on väga usinad, sul liimivad igasugused ristlõiked kokku, ise kogenud näinud. Ja siis ongi niimoodi, et mul on seal üks oluline siuke roosakas kõrguspaneeli alla. No see võiks olla mingi argument, et lähed arhitektile või võtnud samad eriosad tulevad torudega, et kui sul on nagu mingi siuke saledala, aga kuramuse kõrge, mahult on ta ja massilt on ta oluliselt eelisjärjekorras, et kõik, mis on punases, see tähendab seda, et lõugtala saab pähe ja kõik, mis on rohelises, seal ta võidab, ja kui on kollane, siis on viik. Ja siit see siis ka välja nagu joonistub, et üks argument olekski siis see kõrgus seal, ja samal ajal siis ka selle massi suhe. Et kui palju siis ULS ja SLS seal mängivad, eks see loomulikult, et kui meil on üks võimalikult kõrge tala, sale
siis loomulikult on tal SLS-i mõttes olukord oluliselt parem, on ju. Aga jah, ütleme, et see kogu temaatika on palju keerulisem. Nii et ütleme, see on tootearendus, kuhu see välja jõuab, ei tea, loodan, et jõuab ja see nagu kõik sellised uued asjad, et keegi peab kuskilt alustama, on ju, ja siis tuleb võib-olla tootmine taha, võib-olla tellija taha, ehitaja taha ja lõpuks vaatad, see ongi päris hea asi, on ju. Nii et see olukord, aga nüüd ma natuke räägiks, et noh, ilus 3D on ju. Aga ma ütlen teile niimoodi, et tegelikult need mõlemad skeemid siin on tegelikult, siin kasutatud 1D vardaid. Ma ei hakka täna rääkima teile puitkonstruktsiooni tõdedes, seda ma olen ülikoolis piisavalt rääkinud, ammugi, et ma hakkan teile rääkima LEM põhimõtetest. Et noh, millest on need, et me kasutame neid lõplikke elementide tarkvarasi ideas, mis iganes siin välja. Ega me tihtilugu ei teagi, et mis seal toimub. Vaatame, paneme linnuki siia tänna ja toimib, tulemus on usaldusväärne, usume, paneme edasi. Mina niimoodi päris ei saanud ja siis ma võtsin, Poolas on siuke Lukasi nimeline äge tüüp, kellel on see Enterfea ja Masterfea ja sellised kursused on, et kelle väegi huvi on ja tahavad nagu rohkem teada, mida nad teevad, siis läbikäib, hoiad ette, et ta on terasepõhine, igav. Ja ta nagu puiduga ei viitsi kaasa rääkida, aga mina täna nagu julgen rääkida, mõtlen, et tegelikult ei ole vahet, mis materjaliga sa nagu tööd teed, et sa pead teadma, mis on nagu materjali käitumise nagu piirid, et on mehaanilised ja jäikuse omadused edasi, kus on ta tööpõhimõte. Ja siis, kui sa oskad sellist LEM tarkvara kasutada, näiteks RFM5 täiesti okei ja 6 veel parem, täiesti piisab, et ei pea abakuse ja ansuse ja rastari peale minema, see on nagu puhtad tarkvarad. Ja minul juhtuski nii, et ega selle tõdemuseni jõudmine võttis aega, ma hakkasin teadust tegema. Et minu kunagine mentor Jaak Valgur ka ütles, et mina tee teadust ja edasi, siis ma hakkasin salaja nagu tegema, aga tahtsin samal ajal insener olla ja kui sa teed teadust ja tahad insener olla, siis sa põled nagu läbi. Et kaks asja ei käi käsikäes, aga tänu sellele, et AI on arenenud ja Tiit räägib AI-st pärast rohkem, et kui saada õige AI peale, ma täna jätan selle välja ütlemata ja oskad küsida õigeid küsimusi, siis ta ütleb sulle ära, et kuule mees, et kumb sa ei oled, et teadlane või ehitusinsener on ju. Et kui sa oled ehitusinsener ja eurokoodi piiridesse, ära sealt edasi mine. Ma sain aru, okei, läksin liiga kaugele. Elu läks palju lihtsamaks. Enesekindlust tuli palju rohkem juurde. Nii. Ja nüüd on siis niimoodi. Siis korra võtan siit need kuvad välja. Mis te näete, et siin ongi üks varras siuke. Ja me saamegi kogu töö ära teha. Polegi mingit midagi vaja teha. Mida ma siin nagu jauran. Et näete, siin on olemas, siin kui väheke nagu viitsite nagu süvitsi minna, oskate vaadata, siis siin on nagu igasuguseid parameetreid võimalik panna ja seal mingis kohas on tegelikult ka võimalik nagu määrata ära, et kuidas on siin kontaktpinnal see siis järeleandmus on. Kõik on nagu äge, et teed ära. Aga siis on niimoodi, et globaalses skeemis see asi toimib ja niimoodi peabki töö käima. Et globaalses skeemis on sul siuke asi, aga kui sa tahad lokaalselt nüüd üldse seda tala reaalselt ära rõhutada, siis on nii, et kas sa teed tohutud mätkäed, et seal Exceleid või mis iganes sa teed, ja seal valemite järgi lähed, või siis teed nii, nagu mina tegin, et mind väga paelus nagu Jaak Valguri ütles, et kui ta omal ajal mulle ütles, kui ma olen noor insener, hakkajamist täis, katsetasin programme siia täna, ütles, et kuule, et jää ühe tarkvara piiresse, aga kasuta seda ära maksimaalselt. Et ei ole vaja tõmmelda, et võtta see üks tarkvara, usaldas seda, kasuta maksimaalselt. Ja siis mõtlesin, et teades nüüd nagu LEM-i ja igast värki, et siis ju pole ju keeruline tegelikkuses näiliselt 3D probleemi ära lahendada 1D varrastega.
ja tuli välja, et ei olnudki täitsa tehtav. Tulemused on ka täitsa adekvaatsed. Aga siin on päris palju sigri-migrit, on ju. Et võib-olla, et see asi nagu nii sigri-migri ei oleks, et siis ma võtan kõigepealt nagu lihtsama asja välja. On siis siuke asi nagu siis Eurocode 5 järgi tehtud siis kalkulatsioon, arvutus, erinevad kontrollid peamistele puitelementidele. Ja nagu näete, see 2 toekesega siis olukord, ma ei saa siin kuidagi tuge, ma võin siia panna ka samamoodi toed otstesse vahet ei ole, ta on ikkagi üks teevarras, ta on ju selles mõttes joon, millel on antud ristlõike karakteristik ja vahet ei ole, kuidas ma seda tugedega trikitan, tulem on sama. Ja see arvutus näitabki välja selle sama tõsiasja, mis juhtus ka mul siis, kui mul lõugtala lõuad ei olnud siis ühesõnaga toestatud. Ehk siis nihkele purunemine, on ju. Et võikski selle teema unustada, see asi nagu ei toimi. Aga ma läksin nagu eemale, kaugepeal sellest ütlesin, et see mind ei rahulda, et globaalses olukorras on see nagu okei teema, aga mind nagu paelub rohkem see, et ma panen siis kogu süsteemi kenasti tööle, on ju. Ja näen, et varugi jääb sisse. Nii. Ja kuna meil läheb nagu kiireks, vaatame, väga detaili lähe, aga siin on siis lihtne loogika on, võtan isegi niimoodi, võtame siit korraks tulemust ära, võtan näiteks, no oletame mingi fragmendi, ütlen, et vaatame seda, las need toed seal olla, on ju. Et siin siis te näete, et on need oranžiga sellised kollakad on siis need kaldsed VGS-id, siis on need horisontaalsed, on ju. Kõik need punased punktiirjooned on siis jäigad vardad. Ja mis siis nende, ütleme siis kruvidega ma tegin? See on siuke äge nipp, mille peale paljud ei tule. Ma tegin siukese materjali nagu abijäik materjal. Et mis tähendab nagu abijäik materjal? See tähendab seda, et mul on vaja memberit, millele vaja sisejõudusi, aga RFM ütleb, et ta jäigale sellele punasele kriipsjoonele ta ei anna nagu sisejõudus, sest see on loogiline, kui meil on midagi absoluutselt jäik, siis me ei saa läbi absoluutselt jäiga ju mingit normaalset jõudude ülekannet teha, on ju. Aga kuna mina ei tahtnud, et see varras siin skeemis täiendavalt veel painduks või mingit trikke teeks, on ju. Siis ma tegin ühe sükse terase sarnase materjali, et ta on veel 100 korda tugevam, vingelt tugevam. Ja siis võtan need samad kontakttingimused. Sellest juba eelnevalt ka räägiti, et ma siin väga ei peatu, aga rotoplaasis ja Eurocodes, kus iganes, et on meil olemas siis pikisuunaline vedrujäikus ja põiksuunaline, need tuleb kõik sisse panna. Ilma ei saa midagi. Ja mõlemas otsas on sama, sest et on sisse, VGS-il on sisse keeratud, siin on siis olukord natuke teistmoodi, siin ta arvestab ka mittelineaarsust, et kui mul ikkagi peaks mingi põhjusel tahtma nagu liikuda, sest väljapoolist ta saab liikuda, sest et selle kruvi tüübil ei ole keere tervelist, et ühel on, teisel ei ole. Ja minu eest on kõige paelumad elemendid on need siin. Nägid sellised kuubikud, et mulle see slaidi algul oli ka nagu näidatud, mis te arvate, mis need on? Ja milleks need seal üldse on? Siis mõtlegi, kui te teete mingi nagu skeleti, panete siin mingid asjad, värgid, on ju, siis teil peab hakkama kuidagi nagu jõud pead hakkama nagu minema, on ju. Ja kui ma need siit ära võtta, siis mul oleks süsteem erroris, on ju. Sest mitte miski ju automaatselt ei arvesta ju puidu ristisuunalist muljumist. Ehk siis siin tulebki see, kus ma trikitasin ära tarkvara, mitte see, et ma ei oskaks 3D kehadena teha, et RFM5 saab ja 6 saab väga ideaalselt teha ja see on kunagi tuleviku teema. Aga seal, kui vähegi teate, mis tähendab nagu
lempõhimõtted ja mida keerukamaks lähed, et siis nagu 3D-ga nagu asjad, et seal on kohati suht crazy, et see läheb aega lihtsalt defineerimiseks. Et rasket ei ole midagi, lihtsalt aega kulub mudeli üles ehitamiseks ja pärast ka tulemuste siis tõlgendamiseks. Aga siin võt selle sama asja ma tegin jälle ükste varastega ära, ütles, et näed, see on ristikeudu puit. Ta arvestab selle jäikusega ja ongi kogu nipp ja töötab. Ja siis nüüd ongi, et kui ma siin võtan näiteks mingi koormuskombinatsiooni, ütlen, et vaatame, mis me siis vaatame neid. Ma ei tea, kummad need siin on, vist väga vahet ei ole. Need on need, no võtame ikka need põhitegijad. Ja nüüd ma teen korra niimoodi ja panen ta ikkagi uuesti. Nii, nüüd see parem. Nüüd, kuna mu 3D hiir ei tööta, siis sain õieti. Ja nii, ja nüüd ma siis võtan need tulemused siit siis välja. Nüüd me vaatame, mida ta mul üritab kuvada, on nihke pingeid, neid ma muidugi ei näe. Nendega on keeruline. Aga niimoodi ma saan automaatselt kätte näiteks pikijõu. Samal ajal näen, et tegelikult toimub ka väike põikjõu ülekandumine. Aga kuna siis need nurga all olevad kruvid võtavad peamiselt selle vertikaalkoormuse vastu, siis siin te näete väga hästi ka nüüd seost ära, et kuidas see pilt oleks siis olnud nagu teistmoodi, et miks siiapoole siis need väärtused väiksemaks lähed ja siin keskel on suuremad, ja see tõttu, et siin on mul kõik toestatud, et siin ei toimu siirdumisi, siin toimuvad siirdumised kõige suuremalt, niimoodi. Ja nüüd, kui mul oleks lõuad toetamata, oleks pilt suht ühtlane. No siis tegelikult ei oleks üldse seda vaja ja siis põhimõtteliselt võtke see sama käsitsi arvutus, võtke üks lõikemeetodiga sealt kätte. Siis jälle ju, sa ei vaata nagu süsteemi jäikust, sa vaatad mingit lihtsalt olukorda, et tee lõikemeetodiga ära põhimõtteliselt, ma ei tea, see sama varras meetod, näiteks seal ideas ka kasutavad raudbetooni olukordade modelleerimisel. Vot ja siis ongi nüüd siit edasi arvan, ma täna rohkem ei räägi, aga põhimõtteliselt ma räägin paar head võimekust, mis siin on, et RFM5-l on siis olemas niimoodi enda lisamooduli tegemise lisamoodul, ehk siis tänu AI-le saad teha siis endale lisamooduleid, et kuigi ma olen teinud ühe tarkvara Aeroxein, et mõni on kasutanud, mõni ei ole, et seal on omad puudused, et too aeg oli ka päris hea asi. Ja täna on ka, kui tead neid puudusi ja oskad kasutada. Ja siis niimoodi ongi, et siit saab siis kas teha endale ise tarkvara, kes kontrollib kohe need kinnitid ära, number 1, või siin on ka võimalik asju Excelisse eksportida ja seal oma müll ära teha. Et võimalusi on palju, aga ütleme, et ikka käsitsi need arvutused ära teha. Et siuke väike lihtne teema. Et ei midagi erilist. Mägede vahel käib elu nii. Tänan tähelepanu eest. Jah, on. Innud ei rauda. Alternatiiv on loomi pidamine. Loomade pidamine on enese orjastamine. Aga äkki on küsimusi või mõtteid, et ma loodan, et ma inspireerisin selle mõttega, et vaadake nagu kastist välja, et tarkvaras seal taga on veel midagi, sellest, et nagu selleni jõudma. Mõni katsetus ka tehtud? Ei ole, kui keegi tahab oma südame rahuks katset teha, aga ma ütlen siin, kuna ta vastab eurokoodile, siis kas sa katsetad kõiki oma sõlmi, mis sa seal puidus või terases või teed ei katseta. Nii et siin ei ole mitte midagi katsetada. ma ütlen nagu otse ära. Aga kui igav on ja raha on, katsetage. Veel küsimusi. Seal isegi need tugedel, et seal on see vedrujäikuse teema, et kui on keskosa hoiab 2 seda peitkonsooli ja äärmisi eraldi, siis samamoodi jäikused erinevad ja ka eksentriused, et ka toed olid vastavalt. Et see on detaili omajagu. Sakslastel on üks huvitav toode,
puittalad, sees on augud ja nad on puittüüblidega seotud. Olete kuulnud sellest? ma olen erinevaid asju näinud, jah. Kõike saab, seda saab ka arvutada. Ja mis järgmine inspiratsiooniprojekt on? Ma ei tea midagi, mis rahaga sisse toob. Sille main välja. Võiks lõpuks teenima ka hakata. Siis tuleb eriala vahetada. No see on hea küsimus. Eks ta tuleb sarnaste nippidega võtta, nagu raudbetoonis see asi käib. Ega tuleb võtta või loota sellele, et puit ise selle kõik vastu võtab. Aga siis peab vaatama, et seal on võimalusi päris mitmeid, jah. Et see jah, täna nagu see teema ei ole, aga see on tehtav. Super, teeme nüüd selle aplausiga ära.